teemaks on siis horisontaalse lennu teooria, siis kõik, mis mõjutab horisontaalset lendu. Ja sisuks on siis sellised teemad. Kõigepealt hakkame vist nullist peale, et mis asi on siis raskuskese, tasakaal ja lennukile mõjuvad 4 põhijõudu, eks ole. Siis väga oluline on teada, kuidas fikseeritud sammuga propeller toimib, mis teda mõjutab ja kuidas tema lendu mõjutab. Siis räägime ootumisnurgast ja tõstjõust, kuidas need 2 asja on omavahel seotud. Ja lõpetame siis horisontaalse stabilisaatori, kõrgustüüri ja trimmeriga. Et need on siis asjad, mis mõjutavad horisontaalset lendu. Ja eesmärkideks aru saada siis horisontaalse lennu põhialustest ja kirjeldada ära, mis siis mõjutab seda horisontaalset lendu ja mida siis lennu ajal piloot peab arvestama, millega peab arvestama. Nii et hakkame siis peale. Esiteks siis raskuskese. Raskuskese iseenesest on üks kujutatav mõtteline punkt lennuki sees kusagil. Ja ta on siis selline tasakaalupunkt, et kui me võtame mingisuguse, näiteks mingi teiba, selline tugev teivas, siis me saame see lennuki panna sinna teiba otsa ja kui me paneme raskuskeskme ja teiba täpselt kohakuti, siis jääb lennuk sinna seisma väga kenasti, ei kuhu kusagil juurde. Kuidas selline asi võimalik on? Võimalik on see sellepärast, et kui me võime vaadelda lennukit kui mingisugust posti või tala või mingit niisugust asümmeetriliselt paigutatud tala, ühes otsas on suur raskus, mis siis kujutab mootori akud ja kõik, mis ninas on. Ja siis teiba eesotsas on väike raskus, mis on siis kogu see saba ja suhteliselt tühi saba osa. Ja kuigi need raskused on erinevad, siis jõuõlad on samuti erinevad. Ja põhimõtteliselt erinevad raskused, väike raskus pika õla peal või suur raskus lühikese õla peal, nad tekitavad samaväärse vastupidise momendi ja lõpptulemuseks on tasakaal. Et siis see on see, kuidas lennuk tasakaalus on. Aga samas võime seda sama olukorda vaadata ka natuke teise pilguga. Et kui see lennuk selle teiba otsas seisab, siis kogu see lennuki mass suunatakse selle teiba peale, see teivas peab kogu selle massi vastu pidama. Ehk siis teiselt poolt võime öelda, et see mass on justkui kontsentreeritud sinna raskuskeskmesse ja see raskuskese on justkui see raske punkt. Ja selle väljendamiseks on siis kõige parem, kui me tõmbame sealt raskuskeskmest ühe noole, mis kujutab lennuki raskust. Ehk siis lennukil on olemas mass, mis siis lähtub raskuskeskmest. Mis veel lennukil on? Lennukil on olemas mootor, mis tekitab tõmmet. Ja kui see mootor nüüd hakkab propelleri pöörledes hakkab tõmmet tekitama, siis lennuk hakkab liikuma. Ja liikumisega, kui see lennuk liigub, siis hakkab tiivad tekitama tõstjõudu, kuna tiivad liiguvad läbi õhumassi. Kahjuks läbi õhumassi liikumisega seoses tekib ka õhutakistus. Eks ole? Aga mootor jätkuvalt tõmbab ja kiirus suureneb. Ja kiiruse suurenedes tõstjõud suureneb ja kuna kiirus on suurem, siis ka õhutakistus suureneb. Ja see protsess jätkub seni kaua, kuni tõmme ja takistus saavad võrdseks. Ja kui tõmme ja takistus saavad võrdseks, siis lennuki kiirendus lõpeb. Lihtne. Ja kui me nüüd vähendame näiteks tõmmet, mootori pöördab tõmbab alla, siis takistus on suurem, kiirus väheneb. Kuna kiirus väheneb, siis tõstjõud väheneb. Ja kuna kiirus vähenes, siis ka
takistus vähenes, aga kuna takistus on endiselt suurem kui tõmbejõud, siis kiirus väheneb veelgi, tõstejõud väheneb veelgi ja takistus väheneb. Ja protsess jätkub seni, kuni tõmme ja takistus saavad võrdseks. Kiirus muutub seni, kuni tõmme ja takistus ei ole võrdsed ja kui tõmme ja takistus saavad võrdseks, siis kiirus enam ei muutu. Ehk siis lennukil on olemas tüüpiliselt teada, piloot oma praktikaga teab, milliste pöörete juures on milline kiirus. Eks ole, tavaliselt on teada, et igal lennukil on sellised kombinatsioonid, tõmbe ja kiiruse kombinatsioonid. Antud puhul võtsin aluseks X-Plane'i simulaatori, kus ei ole mitte Cessna 72R, vaid on olemas Cessna 172SP, millel on propeller natuke lamedam ja pöörded natukene kõrgemad. Ehk siis, kui me räägime sellisest stabiilsest kiirusest, siis võib öelda, et sellel simulaatoris oleval lennukil on näiteks 2 sellist head kindlat tasakaalupunkti. 2050 pöörde juures on 83 sõlmi ja 2300 pöörde juures on 95 sõlme. Sõnaga võimalik teisi tasakaalupunkte leida. Ja see 83 sõlmi ja 2050 pööret on siis sellepärast tasakaalupunkt, et 83 sõlme poolt tekitada takistus võrdub 2050 pöörde peal tekitatava tõmbega ja sama asi 95 sõlmega. Takistuse tõmme on võrdne. Kas ma jään kaamerasse? Sa oled kaamerast välja. Kuidas ma sain teda zoomida? Seal peal on paremale vasakule nupukene. Väga hea. Ehk siis vaatame selle esimese osa kiirelt üle. Et siis raskuskese on mõtteline punkt, mis kujutab ennast tasakaalupunkti, koondab endasse objekti massi ja tõmbe ja takistusega seoses, kui tõmme ja takistus ei ole võrdsed, siis õhkiirus muutub, kui tõmme ja takistus saavad võrdseks, siis õhkiirus lakkab muutumast. Ja piloteerimisel tuleb siis arvestada sellega, et kui tõmmet või takistust muuta, siis võtab see natukene aega, kuni kõik parameetrid järgi jõuavad, ehk siis tuleb lasta lennukil kõik ära stabiliseerub. See on algajatel probleem, et tõmbavad, midagi ei juhtu ja siis kukuvad sullima. Jutab natuke aega anda. Nii, järgmine teema. Fikseeritud sammuga propeller. Kui me võtame lennuki, paneme ta mootori tööle, siis hakkab propelleri lava liikuma pikki vertikaalset tasaminda, kui lennuk on paigal. Kui lennuk hakkab liikuma, siis hakkab propelleri lava liikuma mööda spiraali, eks. Lennuk liigub edasi, propelleri lava käib ringi, hakkab järelikult liikuma mööda spiraali. Kui lennuki kiirus suureneb, siis spiraal veib välja. Ehk siis propelleri lava hakkab liikuma spiraali mööda, mille samm on suurem. Vaatame seda protsessi natuke ligemalt. Ehk siis kui nüüd mootor töötab ja lennuk on paigal, siis eks ole propelleri lava liigub mööda vertikaalset tasaminda. Nii et võime selle ära markeerida. Kui lennuk hakkab liikuma, siis tema näiline teekond hakkab pöörduma, eks ole. Hakkab propelleri lava mööda spiraali liikuma, ehk siis näiline teekond pöördub, markeerime jälle ära. Ja kui lennuki kiirus veelgi suureneb, siis venib see spiraal veelgi rohkem välja ja jälle näiline, propelleri näiline teekond jälle pöördub. Mida see endaga kaasa toob? Vaatame propelleri lava täitsa ligidalt. Kui lennuk on paigal ja propelleri lava liigub mööda vertikaaltasapinda, siis propelleri lava liigub seetõttu, et mootor käib ringi ja mootori pöörlemise energia liigutab siis ka propelleri lava, eks ole. Aga selleks, et propeller saaks keerelda, tuleb propelleri lava eest ära lükata õhku. Ja selle õhu ära lükkamiseks kulub energiat. See energia võetakse mootori pöörlemisest.
Kui nüüd lennuk hakkab liikuma ja nii-öelda labanäiline teekond pöördub, siis ära lükatav õhu hulk tegelikult väheneb. Ja nii-öelda kuna see teekond läheb kitsamaks, siis seetõttu mootori väljundvõimsusest kulutatav energia, mis läheb õhu ära lükkamiseks, see osa väheneb. Ja mida kiiremini siis lennuk liigub, seda vähem on vaja propelleri labal õhku eest ära lükata. Ehk siis võib öelda, et vähem energiat kulub õhu ära lükkamise peale ja see ülejääv energia läheb siis propelleri ringi liigutamiseks. Jääb siis nii-öelda propelleri ringi liigutamiseks. Ja fikseeritud sammuga propelleri puhul, kui kiirus suureneb, siis mootoripöörded suurenevad. Ehk siis kui kiirus muutub, siis mootoripöörded muutuvad. Seda peab piloteerimisel arvestama. Ja jälle X-Plane'i simulaator täiesti simuleerib seda. Sai võetud, pandud mootor täispööretele ja siin on nüüd näha, et kui kiirus muutub üleval, siis mootoripöörded tasapisi muutuvad. Antud lennukil on tühikäigu pöörde stardise pöörde 2330 umbes 65 sõlme peal 2400, nii kaua kuni siis 110 sõlme peal 2700 peal. SP-l on siis punane on 2700 peal, L-il on 2400 peal. Aga kui see on nii-öelda täisvõimsuse pöörded, siis tegelikult piloteerimisel tavaliselt on mootoripöörded natuke tagasihoidlikumad. Ehk kui me võtame oma selle tasakaalupunkti 83 sõlme ja näiteks püüaksime kiirendada 95 sõlmele, me teame mõlema kiiruse tasakaalupunkte. Ehk siis 2050 pöörde pealt ja 83 sõlme pealt püüaks kiirendada 95 sõlme ja 2300 pöörde peale. Siis olles 83 sõlme peal muudaksime mootoripöördeid 2050 pealt 2300 peale. Ja hakkaks lennuk kiirendama, siis kui jõuaksin 95 sõlmele, siis mootoripöörde on kasvanud 2400 peale. Ja kuna 2400 pöörde pealt tekitada tõmme on suurem kui 95 sõlme pealt tekitada takistus, siis lennuk jätkab kiirendamist. Ja põhimõtteliselt tasakaalupunkti jõuab kätte siis kusagil 105 sõlme peale, kus siis mootoripöörde on 2500 peale tõusnud. Ehk siis me võime öelda, et meie kiirendusüritus õnnestus. Ja sama asi on siis ka aeglustamisega, kui püüaks 95 sõlme pealt 83 sõlme peale aeglustada, siis sellise naiivse lähenemisega, et pöörded 2300 pealt 2050 peale, siis ebaõnnestuvad, et lennuki pöörded langevad päris madalale. Et kuidas siis õigesti oleks kiirust muuta? Õige kiiruse muutus on siis see, et alguses paneme küll nii-öelda siht mootoripöörded peale, aga kui oleme sihtkiiruse 95 sõlme kätte saanud, siis me muudame mootoripöörded jälle õigeks. Tekitame tasakaalupunkti ja lennuki kiirendus siis nii-öelda lõpeb. Ja sama asi siis aeglustamisega, et kui hakkame 95 sõlme pealt aeglustama, paneme 2050 pööret, saavutades 83 sõlme, paneme uuesti 2050 pööret ja lennuki kiiruse muutus jälle lakab. Muidugi kõvad piloodid arvestavad sellega, et mootoripöörded muutuvad ja nad panevad kiirenduse alguses mootoripöörded selliseks, et kui kiirendus edeneb, siis mootoripöörded kasvavad. Näiteks 95 sõlme saavutamisega on pöörded juba 2030. Näiteks alguses sai 2200 mandud. Ja sama asi aeglustusega. Ehk siis kokkuvõtteks, selle fikseeritud sammuga propelleri teema kokkuvõtteks, et kiiruse muutudes mootoripöörded muutuvad ja kui on soov kiirust muuta, siis tuleb alguses panna see lõplik eesmärk mootoripööretega ja kui see õige kiirus on saavutatud, siis tuleb mootoripöördeid korrigeerida.
ja väga selline hinge võimalus on see, kui sa juba tead, kui palju antud kiirenduse puhul mootorpöörded muutuvad ja arvestad sellega juba ja paned siis vastavalt kiirendamisel väiksemad pöörded, kui eesmärgiks on või aigustamisel suuremad pöörded, kui eesmärgiks on. Nii, järgmine teema. Suhteline õhuvool ehk siis suhteline tuul. Suhteline tuul on siis õhuvool, mis on vastupidine liikumise suunale. Et kui me võtame siit ühe lennuki ja paneme ta liikuma, siis on ilusasti näha, et lennuk liigub ühes suunas, suhteline tuul on talle vastu. Ei ole midagi keerulist. Aga selle kontseptsiooni paremaks illustreerimiseks oleks mõistlik võtta natuke keerulisem lennuteekond. Ehk siis siin on näha, kuidas see suhteline tuul muutub. Siniste noolega on suhteline tuul ja oranži noolega on määratud liikumissuund. Ehk siis lennuk lõpus varises, hakkas kukkuma vertikaalselt alla ja suhteline tuul keeras vertikaalseks. Nii et suhteline tuul on õhuvool, ehk siis õhu liikumine liikumise suunale vastupidises suunas. Tähtis on see liikumise suund. Järgmine mõiste, tiivakõõl. Tiivakõõl on siis mõtteline sirgjoon, mis ühendab tiiva esi- ja tagaservasid. Ja tähtis on see, et tiivakõõl ühendab alati tiiva esi- ja tagaservasid. Ehk siis kui tiival on mõni esi- või tagaserv liikul, siis vastavalt sellele ka tiivakõõl liigub. Ja kui me paneme nüüd suhtelise tuule ja tiivakõõlu mõiste kokku, siis me saame kohtumisnurga. Ja siin on siis paar näidet nii-öelda võrdsetest kohtumisnurkadest. Kuigi tiivasend on erinev, siis kuna kõõlud on sama asendiga, siis kohtumisnurgad on identsed ja sama näiteks nullkohtumisnurk. Kohtumisnurk võib olla nullkraadi. Tiivasend on jälle erinev, aga kuna kõõlud on suhtelise tuulel ka paralleelselt, siis võib öelda, et kohtumisnurk on null. Ja milleks seda kohtumisnurka vaja on? Kohtumisnurk on selleks, et muuta tiiva tõstejõudu. Cessna 72 kasutab tiivaprofiili, mille tähis on ATSA 2412. Ja siin on toodud selle tiiva profiili karakteristik. Selline valdav joon on siis see, et siin on tõstejõu koefitsient, siin on kohtumisnurk ja põhimõtteliselt valdav trend on see, et kohtumisnurga suurenedes tõstejõus suureneb. Ja siin tasub tähele panna kahte asja. Esiteks siis see, et kui kohtumisnurk on 0, siis tänu tiiva ebasümmeetrilisusele tekitab endiselt tõstejõudu. Ja see kohtumisnurga ja tõstejõu suurenemine toimub kuni teatud kriitilise punktini, see nimetatakse kriitiliseks kohtumisnurgaks ja sellest alates siis hakkab tõstejõud vähenema. Ja kui nüüd rääkida tõstejõust kui sellisest, siis võib öelda, et tõstejõud on tegelikult kombinatsioon kiirusest ja kohtumisnurgast. Ehk siis selleks, et saavutada piisav tõstejõud, peab olema nii kiirus kui ka kohtumisnurga. Ja meid huvitab eelkõige horisontaalne lend, tasapinnaline lend. Antud juhul siis võib öelda, et tasapinnaline lend saavutatakse juhul, kui tõstejõud on võrdne lennuki massiga. Ja sellisel juhul näitab vertikaalne kiirus kenasti nulli ja liigub horisontaal tasapinnas. Ehk siis, kui me nüüd võtame sellise kontseptsiooni nagu konstantne tõstejõud ja katkendjoonega on näidatud siis tõstejõud, mis on vajalik tasapinnaliseks lennuks. Ehk siis selline tõstejõud, mis võrdub lennuki massiga. Siis kui me lennuki paneme mingi kiirusega lendama, siis selleks, et sellel kiirusel seda tõstejõudu tekitada, on vaja ka mingisugust kohtumisnurka, eks ole.
ja kui me nüüd lennuki paneme natuke kiiremini tööle liikuma, siis sellesama tõstejõu saavutamiseks on vaja väiksemat kohtumisnurka. Või siis teistpidi, aeglasema kiiruse puhul on seda kohtumisnurka vaja rohkem, eks ole. Ja loomulikult mingi kiirus on olemas ka selline, kus kohtumisnurk on 0. Ehk siis sama tõstejõu saavutamiseks erinevatel kiirustel on erinevad kohtumisnurka. Ja see on horisontaallennu puhul jälle oluline meeles pidada. Et kui kiirus muutub, siis on vaja kohtumisnurka muuta, muidu hakkab vertikaalkiirus muutuma. Ehk siis võib selle teema kokkuvõtteks öelda, et suhteline tuul on siis õhuvool liikumissuunale vastupidine. Tiivakõõl on siis sirgjoon, mis ühendab tiiva esi- ja tagaserva, olenemata nende asukohast. Kohtumisnurk on siis nurk tiivakõõle ja suhtelise tuule vahel. Ja kui suurendame kohtumisnurka, siis suureneb tõstejõud, aga seda kuni kriitilise kohtumisnurgani, mille peale siis tõstejõud hakkab vähenema. Tasapinnalise lennu puhul on siis tõstejõud võrdne lennuki massiga ja tõstejõud kui selline on kombinatsioon kiirusest ja kohtumisnurgast ning erinevatel kiirustel on vaja sama tõstejõu tekitamiseks erineval määral kohtumisnurka. Edasi, siis läheme lennuki saba juurde. Lennuki saba on päris oluline detail ja siin on siis erinevad tasapinnad. On olemas horisontaalne stabilisaator, siis on olemas kõrgustüür, on olemas trimmer, on olemas vertikaalne stabilisaator ehk kiil eesti keeles ja on olemas rader ehk pöördetüür. Ja antud presentatsioonis kontsentreeruma eelkõige horisontaalsele stabilisaatorile, kõrgustüürile ja trimmerile, sest need on need tüürpinnad, mis mõjutavad horisontaalset lendu. Kiil ja pöördetüür on siis peamiselt pööramiseks ja lennuki stabiliseerimiseks, ehk siis lennukile mõjuvate ebasümmeetriliste jõudude tasakaalustamiseks on pöördetüür. Aga räägime siis horisontaalsest stabilisaatorist. Kui me nüüd võtame järjekordse lennuki külgvaate, tal on olemas raskuskesend, on olemas mass ja paneme siia juurde tõstejõu, siis on siit skeemi pealt näha, et tõstejõud on raskuskeskmest tagapool. Ja see väike fakt põhjustab asjaolu, et kui nüüd tõstejõud hakkab mõjuma, siis tahab tema keerata saba üles. See on tegelikult fakt, et tõstejõud mõjub raskuskeskmest tagapool on tegelikult stabiilse lennuki omapära. Aga selleks, et lennukiga ikkagi lennata saaks, on olemas lennukil horisontaalne stabilisaator, mis siis oma olemuselt tekitab tegelikult tasakaalustavat negatiivset tõstejõudu. Ja sellega ta siis stabiliseerib lennuki asendi ruumis. Ehk siis kui tõstejõud püüab see lennukit keerata ühtepidi, siis stabilisaator takistab seda. Ja see ongi horisontaalse stabilisaatori põhieesmärk. Nüüd kui minna kõrgustüüri juurde, siis kõrgustüür on horisontaalse stabilisaatori küljes olev liikuv tasapind ja selle abil saab piloot sisuliselt reguleerida horisontaalse stabilisaatori poolt tekitatav negatiivse tõstejõu hulka ja suurust. Ja näiteks kui piloot surub juhis ette, kõrgustüür läheb alla, horisontaalne stabilisaator tekitab nüüd vähem negatiivset
tõstejõudu ja seetõttu lennuki saba tõuseb ülesse. Siin on nüüd hea ära märkida see, et kui me võtame lennuki pititelje ja võtame juurde horisondi, siis nurk lennuki pititelje ja horisondi vahel on siis tangaaž, eesti keeles tangaaž, inglise keeles attitude, pitch angle. Antud juhul on tegemist siis negatiivse tangaažiga või siis ei ole asetusnurk. Asetusnurk on pigem see, kuidas tiiva on asetusnurk. Ehk siis, kui me nüüd taastame jälle endise olukorra ja paneme kõrgustüüri teistpidi, siis horisontaalse stabilisaatori poolt tekitatav negatiivne tõstejõud läheb suuremaks, saba sikutatakse alla ja taas on olemas tangaaž ja seekord on ta siis positiivne. Ja selliselt see lennuki asendi ja orientatsiooni hoidmine ruumis käibki. Aga kuidas kõrgustüür lennus lendu mõjutab või kuidas kõrgustüüriga lendu mõjutatakse? Eks kui piloot muudab survet juhisele, siis muudab ta sellega kõrgustüüri asendit, mistõttu horisontaalse stabilisaatori poolt tekitatav jõud muutub ja sellega muutub siis lennuki asendruumis, muutub nurk suhtelise tuule suhtes, muutub kohtumisnurk, muutub tõstejõud ja muutub vertikaalne kiirus. Nii et see on see sisuline ahel toimingutest, mis juhtub, kui piloot muudab survet juhisele. Meie räägime siin horisontaalsest lennust ja eesmärgiks horisontaalse lennu puhul on siis säilitada tõstejõudu või vertikaalset kiirust. Ja selleks, et säilitada vertikaalset kiirust, tuleb säilitada tõstejõudu, tuleb säilitada kohtumisnurka suhtelise tuule suhtes ja tangaaži. Ja selleks, et tangaaži säilitada, tuleb säilitada horisontaalse stabilisaatori tõstejõudu, tuleb säilitada kõrgustüüri asendit ja seega tuleb säilitada survet juhisele. Ja see on probleem. Et piloot ei saa kogu oma lendu veeta sellega, et ta pingsalt säilitab survet juhisele. Sest, et iga vähimgi surve muutus põhjustab kogu selle muudatustahela, millest enne sai juttu tehtud. Enne kui vaatame seda, kuidas seda surve hoidmise probleemi lahendada, tahan juhtida tähelepanu sellele, et selleks, et säilitada vertikaalset kiirust, tuleb säilitada tangaaži ehk siis attitude'i. Ja kuna tangaaži hoitakse horisondi suhtes, siis tavalises horisontaallennus selleks, et vertikaalne kiirus säiliks, hoida horisont paigal ja kõik muu üldiselt ongi korras. Kui kiirus on konstantne, horisont on paigas, siis vertikaalne kiirus ei lähe mitte üksi. Aga niisiis, kuidas saada üle probleemist, et peab kogu aeg juhisele survet avaldama selleks, et mingisugust vertikaalset kiirust hoida. Ehk siis võtame olukorra, kus konkreetse lennu trajektoori säilitamiseks on vaja hoida, on vaja kõrgustüüri asendit hoida. Ehk siis piloot peab avaldama läbi juhise survet, ehk siis hoida kõrgustüüri õhuvoolus. Ei ole neutraalses asendis, vaid on näiteks veidi neutraalasendist välja viidud see
kõrgustüür. Ja antud olukorras on siis nii, et ülevalt poolt horisontaalselt stabilisaatorid, mille õhupool püüab seda kõrgustüüri enda eest ära lükata. Ja just sellele jõule siis piloot peab vastu töötama. Ja on siis lennukitele pandud trimmer, kus siis ülevalt poolt stabilisaatorid, mille õhupool püüab kõrgustüüri ära lükata, samas altpoolt horisontaalse stabilisaatorid, mille õhupool püüab jälle trimmerit ära lükata. Ja põhimõtteliselt need kaks jõudu tasakaalustavad üksteist, ehk siis trimmeriga on võimalik aerodünaamiliselt panna kõrgustüür mingisse konkreetsesse asendisse, nii et piloot enam ei pea sellega tegelema. Ja kokkuvõtteks, siis teema kokkuvõtteks, kui tõmme ja takistus ei ole võrdselt, siis kiirus muutub. Ja kiirus muutub seni, kuni tõmme ja takistus saavad võrdseks. Ja kui tõmme või takistus muutub, siis tuleks oodata, kuni kõik ülejäänud parameetrid samuti stabiliseeruvad. Siis kui kiirus muutub, siis ka propelleri pöörded muutuvad. Propelleri pöörete muutudes muutub mootori tõmme. Ja siis on oluline teada seda, et horisonti ehk siis tangaasi tuleb kasutada selleks, et säilitada horisontaallennus vertikaalkiirust. Ja kui on vaja õhkkiirust muuta, siis tuleks horisondi ja tangaasi abil ka kohtumisurka muuta, et vertikaalne kiirus säiliks ettenähtud väärtusel. Ja kui kõik lennuparameetrid on paigas, lendab nii nagu vaja, ei ole midagi muuta vaja, siis tuleks kasutada trimmerit, et kõik jõud ära elimineerida. Aitäh!